valmis või? Keskel või? Ma ei näe sind, ma ei tea ju. Lihtsalt või Oi. Tere Afke, oota. Skript on kadunud lihtsalt või? Tere õhtust ja tere tulemast vaatama mälumängu 15 küsimust. Nagu nimigi ütleb, kõlavad selles saates 15 küsimust ja nendele küsimustele hakkavad vastuseid andma meie tänased külalised. Afke! Paremale palun, minu paremale. Sinu... Minu paremale. Okay. Ja pingood. No nii, annan siis sõna ka teile, et palun tutvustage ennast ja andke teada, kuidas on tunne enne mängu. Nii, minu paremal siis Afke, räägi, mis mees oled ja mis on ootused? Mees, võidan täna siin, ma võidan tänase päeva. Võidad kohe nii enesekindel või? Lebo ju, sesse. Okei. Ja pingood, kuidas teie? Tere, ma olen pingood. Ma olen väga närvis, aga ma tunnen seda positiivset energiat ja akadeemilisi teadmisi, nii et mina arvan, et mina võidan. Ja oot sellepärast mina võidangi, ma arvan. Ärme nüüd vailla siin, et oleme ikka positiivsed. Väga hästi öeldud, pingood, et eks meil kõigil kerge pabin sees, et aga väga hea, hakkame pihta. No nii, nüüd on nagu intro tehtudest. Oota, nüüd ma vaatan, kus mul need küsimused ka on. Esimene küsimus ja kategooria on Itaalia autod. Nimetas automark. Vajutama peate. Mis see minu otsa nüüd vaatate? Okei, 2 punkti vihje siis. Selle autotootja logol näeme madu ja punast risti kõrvuti. Oota. Kes see vajutas teha? Mina? Oi, for fuck's sake. Oota, sa ei öelnud isegi seda ju. Sa ei öelnud, kas tahad esimesena või teisena vastata? Oota, ma panen uuesti. Ma küsin... Oh my god. Oota, ma sätin mikrit ootsin. Nii, esimene küsimus. Kategooria. Itaalia autod. Nimetas automark. Ja Afke oli kiirem. Sa pead mulle vihje kandma, ma arvan. Mees, sa pidid ütlema, millal sa vastad. Okei, ma vastan siis teisena. Okei, Afke vastab teisena. Selle autotootja logol näeme madu ja punast risti kõrvuti. No, ausalt öeldes, mul pole õrna aimugi. Ma ei tea automarkidest väga palju, ma ei tea veel vähem tean Itaalia automarkidest. Mis asi, kas te saaksite teist? Logol näeme madu ja punast risti kõrvuti. Madu ja punane rist, see kõlab nagu apteek ja haigla. Peaaegu ühe... Seega. Ma ei saanud aru, millal sa lõpetad. Ma pean vastuse andma sulle ju. No jaa, kas mingi kindla vastuse. No jaa, sest et see on saate point, ma pean arutelu käiku kirjeldama ju. Ära sega vahele lihtsalt. Madu ja punane rist. Just nii. On ka BNB, panem lukku BNB. Okei, paneb lukku BNB. Kas ma nüüd nagu ütlen kohe, et see on... Ja siis 1 punkti vihje Afkele. Selle automärgi hüüdnimi NATO foneetilise tähestiku esimene täht. Alfa? Või mis asja? Täis pikka. Selle automärgi hüüdnimi on NATO foneetilise tähestiku esimene täht. Ma ei tea sellest automärgist midagi. Kuigi ma olen näinud küll seda automärki. Ma ei tea sellest automärgist mitte sittagi. Romeo Alfa. Kas ma annan selle raud? Sa ei olnud sittagi. Kahjuks vale vastus. Alfa Romeo, mitte Romeo Alfa. Mida? Siis 0 punkti mõlemale. Kahju. Ma ei teadnud, et see reaalselt nagu põhimõtteliselt õige vastus oli. See on suht cool. Oh man. No see on soojendusküsimus siin niikuinii. See oli soojendusküsimus, ei muidugi, lööme nagu mängu tööle vaata. Okei, nii, teine küsimus, kategooria. Inimese anatoomia, nimetas organ. Ja pingood jõudis kiiremini. Ja mina soovin minna esimesena. Okei, väga hea. 2 punkti vihje siis. See võtab 28 päeva, et paraneda. 28 päeva. Just nii. Vot see on huvitav vihje. No mis organid meil on? Aju, meil on nahk, meil on magu, meil on väga palju organeid. 28 päeva, mis võtaks aega 28 päeva, et paraneda? No ma panen lukku Max,
ma panen maks lukku. Okei, ja 1 punkti vihje Afkele, inimese suurem organ. Nahk. Lõplik vastus. Õige vastus. Oi jumal. Afke saab 1 punkti. 28 päeva. See ei ole nii kaua, sa valed. Ma mõtlen ka, see ei ole nii kaua. See on mingi Wikipedia type shit. Kuule. ChatGPT ütles seda raudselt. Ei. Läheme 3. küsimuse juurde. Kategooria. Arvutikomponendi tootja. Nimeta see suurfirma. Ja Afke oli ikka väga kiire. Lausa kuulsid, kuidas tampis seda nuppu seal enne kui see... Okei, davai. Tahate esimesena või millal vastata? Jaa, ma tahan ise vastata. Tahab vist esimesena. See firma toodab enamuse maailma tehisintellektide vajalikku riistvarast. Mul on vastus olemas. Kuna sa ütlesid suurim nagu allika, siis kus tehisintellekt saab enda nagu info, siis ma eeldan, et see on ikkagi Google, sest Google on kõige suurem databaas nagu Eestis. Jah. Just nii. Ja 1 punkti vihje siis PIN-koodile. Selle firma Mees, me kirjutasime kõik valesti või? Härra saatejuht. Jaa, oota, ei, ma ei tea, kas see mingi... Minu aeg läheb siin. Jaa, ei, see oli lihtsalt valesti kirjutatud. See firma toodab mängurite seas väga populaarseid graafiku kiirenduid. Graafiku kiirenduid? No seda sõna ma ei ole nüüd mitte kunagi kuulnud, aga ma ütleks, et see, kuna teemaks olid ikkagi arvutikomponendid, vist? Just nii. Oli see teema? Tootja. Näiteks pakume gigabait. Vale vastus kahjuks. Õige vastus oli Nvidia. No kurat! Google on crazy. Ma mõtlesin Nvidia peale, see oli mu esimene kõhutunde vastus. Aga ma vaatasin enda arvutisse siis gigabait. Sa unustasid Nvidia ära lihtsalt, okei. Aga nii, 4. küsimus. Kategooria kuulsused. Nimeta see sportlane. Ja Afke oli kiire. Ma olen teisena. Läheb teisena. Okei, nii. 2 punkti vihje siis PIN-koodile. See odaviskaja pälvis 1997. aastal Eestis seksikaima mehe tiitli. No siin on ainult üks vastus. Erki Nool. Nii, ja 1 punkti vihje läheb siis Afkele. Ta sai meemiks nüüdseks kuulsas Rooside sõja episoodis. Jüri Ratas. Lõplik vastus. Ei no, PIN-koodil oli õige, aga nagu, kas ma peaks, ma ei tohi kohe öelda õige vastuse. Ei tohi kohe öelda. Ei no, odaviskaja. Jüri Ratas. Okei, ma ei tea, ära vaata mind sellise näoga. Jätka oma saadet küll. Ei, ma lihtsalt vaatasin, see on sellise näoga. Võtan panen punkti. 5. küsimus. Pange hääled tulema. 5. küsimus. Kategooria. Iseseisev muusik. Nimetas artist. Ma olen Essana. Läheb Essana. 2 punkti vihje. Ta on mänginud bändides Rufus, Claire's Birthday ja Koer. Indie või? Oota, mis see vihje oli? Ta on mänginud bändides Rufus. See peab olema siis kes? Iseseisev muusik. Iseseisev artist. On bändides olnud ja Koer. Ta ei ole Koer olnud, ta on bändis Koer olnud. Ma ei tea väga palju iseseisvaid artiste, aga ma ütlen Genka. Okei. 1 punkti vihje siis PIN-kood. Tema viimane album Lähen müüjaks. Nomineeriti aasta albumiks. See 1 punkti vihje kahjuks ei anna mulle väga palju juurde. Samuti ei andnud mulle 2 punkti vihje. Aga noh, kes meil siin Eestis on? Genka oli tõesti väga hea pakkumine. Lähen müüjaks. Kes see läheks müüjaks? Mõtleme. Kes läheks müüjaks? Aga mis poodi? No ma pakun Jaagup Kreem. Vale vastus. Õige vastus oli siis Maiko Eplik. Päris kurb, et kumbki. Päris kurb, et kumbki. See on päris piinlik. Ma ei oleks ise ka saanud seda. Lähme siis edasi. 6. küsimus. Kategooria. Keemia. Nimetas element. Nii, PIN-kood. Okei, ma ei ole väga hea keemias, aga ma siiski proovin minna esimesena. Enesekindel. Mulle meeldib. No täpselt, nii peabki. Ma teen nii cringe'iks. Okei, esimesena siis 2 punkti vihje. Selle elemendi järjekorra number on 16. No siin ütleme nii, et ma olen keemiliste elementide tabelit päris palju pidanud lugema ja mina pakun enesekindlalt hapnik ehk O. Okei, 1 punkti vihje. See annab peerudele haisu.
Ma olen ka nagu tegelikult Mendelejevi tabelit õppinud ja ma tean, et see on mul perses praegu kuskil, aga ma ei leia seda hetkel üles. Hapnik see kindlasti ei ole, hapnik on mingi vähemalt 2 või 3 või 8 või 6, midagi sinna kanti. Mina arvan, et see, mis asi annab haisu, on väävel. S. Aga see on ka props vale, nii et ma lähen raud. Viimane vastus, lõplik vastus, raud. Vale vastus, õige vastus oli siis väävel. 16, kurat, oleks öelnud õige vastus ja siis ütlesid, tegelikult ei. 1 punkt on Afkel ja 2 on Bingoodil. Miks ma... Läheme siis järgmise küsimuse juurde. Kategooria kunst. Nimeta see maal. Okay. No ma ütleks, et ma olen kunstis ka päris enesekindel ja ma lähen esimese. 2 punkti vihje. Selle maalis Hollandi maalikunstnik Johannes Vermeer. No ütleme nii, et ma olen suhteliselt kindel, et sellel Johannesel on päris mitu maali, aga mis ta võis maalida? Ma pakun tüdruk Pärlist kõrvarõnga, mis selle maali nimi on. Ühesõnaga see, kus on tüdruk ja siis tal on Pärl kõrvas, täpselt. Okei, ja 1 punkti vihje siis Afkele. Maal kujutab tütarlast Pärl kõrvarõngaga. Kes see kunstnik on? Mis kunstnik? Johannes Vermeer. Johannes Vermeer, see on mingi eestlane, oota. Hollandist. Ütles, et on Hollandist. Härra, kas te olete tarvitanud midagi enne, kui te siis nagu saali sisse astusite? Ja pool liitrit kellukest, oota. Fucking Johannes Vermeer. Okay. Ja ma pean ütlema maali nime siis, jah? Just nii. Kas äkki tahate, et kordan vihjet? Jaa, palun. 1 punkti vihje siis. Maal kujutab tütarlast Pärl kõrvarõngaga. Minu lõplik vastuseks tuleb siis tütarlaps. See sama, mis... Okei, see on sama, mis sa just ütlesid. Mul on täis vastust vaja, ma kardan. Oota, ütle vihje uuesti. Ei. Tütarlaps Pärli kõrvarõngaga või mis iganes sa ütlesid. See sama lõpikult. Okei. Ja õige vastus, siis tegelikult sai ka Bingood, et Bingoodile 2 punkti ja täielik katastroof ühesõnaga. Oleme vist valmis, et alustada järgmise küsimusega. 8. kategooria. 20. sajandi teadus. Nimeta see teadlane. Bingood läheb esana. No kurat. Okay. Ma ei tea, mitte sittagi. Nii, 2 punkti vihje. See teadlane avastas kvantmehaanika laineverandu. Persse! Ei, ma tean. No ütleme nii, et ma õppisin veidi teisi asju füüsikatunnis, aga kvantmehaanika lainevõrrand 20. sajand. No ma olen nüüd natuke piinlik on kvantmehaanikaga. Ma ei... Kas tuleb vastus? Ma pakun Sheldon Cooper. Okei, ja 1 punkti vihje siis väga mitte ei. Noh, saad aru küll sellele. Teate, nii kindel. Okei, nii siis 1 punkti vihje. Tema järgi sai nime kuulus Paradoks, kus kass on elus ja surnud samal ajal. Kuna minu füüsikaõpetaja siin on nagu olnud selline väga suurt tõbras ja on rääkinud absoluutselt kõige, siis ka mina olen kuulnud sellisest asjast nagu Schrödingeri kass. Schrödinger on see minu lõplik vastus. Kas tuleb ka täisnimi? Oi. Jaa, ei, selles mõttes mul on väga hea mälu ka. Schrödinger. Vist ei tule, okei. Raudne, kas me anname selle talle Schrödinger? No, ma annaks. Ja Schrödinger, õige vastus. Tubli. 1 punkt Afkel. Täb. Palun, ei... Palun ärge täbige. Palun ärge. Okei, 9. küsimus. Kategooria. Oota, ma kogun ennast veits. Nüüd on aeg reklaamipausiks. Ja daamid ja härrad, kes on vaatamas ka kodus mõnusalt diivani peal, et tuleb kiire reklaamipaus. Näeme peale. Aktuaalne kaamel A. Väike vahepala. Kas sa olen näinud mu kodulooma või? Ta on kadunud ja ma ei leia teda. Tartu peale on kaduma läinud üks vaene pesukaru. Hetkel on looma asukoht teadmata, kuid on lootust, et ta pole veel Tartust väljunud. Kui keegi peaks märkama nimetatud looma, siis helistada kohe numbrile 533 3313.
Hei, sina seal. Jah, sina. Meil on sulle eripakkumine. Bingodi YouTube'i kanali tellimine on ainult 4,99 kuud. Oota, mida sa just ütlesid? Bingodi YouTube'i tellimine on ju tasuta! Naudi reklaamivabasid videosid ja meelelahutuslikke striime kuni igavese järelvaatamisega. Ma tean, et sul pole niikuinii midagi vaadata. Eesti YouTube on surnud. Telli juba täna. Bingodi YouTube'i kanal. Kaera Jaan räigelt Valderjan, Milli Mallikas ja see vihmaus, Valderjan, klaas, piiber, kiilakas kana. Rahapesukarud. Jätid kogu su perele. Nii, ja tere tulemast tagasi ja jätkame siis meie 9. küsimusega. Kategooria. Palun tagasi. Väga. Kategooria. Uus šokk, uus algus. Nimeta aastaarv. Vägagi kiire. Nonii. Pilgo täheb Essan. Ei. Ma usun endasse. Ei, see on väga õige. 2 punkti vihje siis teile. Toimus Fukushima tuumaõnnetus. No, ütleme nii, et ajaloos ma ka kõige teravam pliiats ei ole, aga tuumaõnnetus see tähendas, et see toimus kindlasti 20. sajandil. Mis see võis olla? No ma pakun, ma pean siin lihtsalt minema suhteliselt enese tunde järgi, et millal see võis olla ikkagi nagu mitte päris 20. sajandi algusaastates, aga ma pakun 1946. Okei. Ja siis 1 punkti vihje Afkele. Siis tulid Eestisse käibele eurod. Tegelikult siis oli 1946, mida iganes olid siis sellised ajad, kus käis 2 tuumapommi. Üks neist oli Nagasaki ja teine oli Hiroshima, mitte Fukushima. Fukushima oli vist see mingi... Okei, Dev vaatab praegu seda videot, see Dev minu Discordi serverist. Ta teab väga hästi, mis seal juhtus. Fukushima oli mingi see tsunami tuli. Ja eurod tulid Eestisse mingi aastal 2006. 2004 lõplik vastus. Ja mis on lõplik vastus? 2006 on lõplik vastus. Palun, ärge taaguge lauda, aitäh. Nii, 2006 siis. Vale vastus. Palun, ärge tantsige ka. Ja on ka kuidagi moodi siis matemaatika aru taistet, tead. Jõuab tantsida siin peale saadet küll ja veel. Et õige vastus oli 2011. Üks pani väga mööda, üks oli nagu peaaegu. Ma sain teise vihjega aru. Ma olen pettumas. Ära arva nii. Lähme siis 10. küsimuse juurde. Kategooria. Suured maad. Nimeta see riik. Geograafia on mul väga halb. Ma lähen Essana. Okei, tüüke ebakindel ja enesekindel samal ajal kahtlane. 2 punkti vihje siis teile. See on maailma suurim merepääsuta riik. Merepääsuta, just. Merepääsuta. Merd ei ole, kus ei ole merd? Suur riik, kus ei ole merd. Meil on Sveits on üks selline sarnane koht, on Sveits on keset sittumist. Siis väga suuremad seal ei ole. Belarus, mis on Valgevene. Kas ta on suurem või? Ukraina. Ma ei usu, et seal kuskil Brasiilia lähedal. Mis iganes selline tuur gei, sa oled gei. Mida? Ma ei tea mitte midagi sellest, nii et... Kas tuleb pakkumine? Sveits. Ja on lõplik. Okei. 1 punkti vihje siis Bingodile. Kõige tuntum selle riigi kodanik on Borat Margaret Sagdiev. Ütleme nii, et juba esimene vihje andis mulle päris palju ja ma olen suhteliselt enesekindel enda vastuses ja mina pakun Kazakstan. Ja, õige vastus. Mida? Mis seis on? Oota, ma loen, mul on paber väga nagu täis soditud tegelikult. Pärast saad teada. vaatama, oli meil saade, ma ei tea, kes võitis montaažis, saame teada. See võib olla case mees, ma ei tea. Ma loodan, et ma valele poole neid numbreid ei pannud kogema. Nii, et palju ei ole veel minna, et 10 on juba tehtud. Lähme siis järgmise juurde. Kategooria. Eesti kultuuri ajalugu. Nimeta see teater.
no nii. kultuur on minu tugev point, ma tean absoluutselt igat kultuurilist objekti. Okei, et siis millal vastad, noh? Sa ei tema läheb ees sama. Mees, okei, nii, 2 punkti viie. Selle teatri samanimelise eelkäija asutas Johann Voldemar Jansseni Tartus 1865. aastal. Ütleme nii, et Tartus väga palju teatreid ei ole, meil on hetkel 3 teatrit ja ma pakun julgelt teater Vanemuine ehk Vanemuise teater. Okei, ja 1 punkti vihe Afkele, see on vanim Eestis tegutsev teater. Vanim. Ja Bingo ütles Vanemuis. Okei, nii. Mina kui kultuurne inimene käin väga tihti teatris. Hiljuti käisin vaatamas, ma ei mäleta midagi ma vaatasin. No mina siin Põhja-Eestis, ma ei tea Tartus mitte sittagi. Aga ma lähen sama vastusega, mis Bingo. Okei. Ma olen üpris kindel, et ta pani õigesti. Pani õigesti, just nii. Et Hell, siis 2 Pinnile ja 1 Afkele. Ma ikka tean oma Tartut. Tervitused kõigile tartlastele, kes seda saadet ma panin just tähele, et veits ebaõiglane, et lõunaeestlased tegid selle küsimused. Ja ma olen okei Põhja-eestlane siin. Ma olen liiga tark lihtsalt. Härra Vingu. Jaa, ei, ma võidan ju. 12. küsimus. Vaatamisväärsused. Nimeta see sild. No siin on nüüd 2 võimalust. Vaatamisväärsustest ma väga palju ei tea, aga samas Tartus, minu kodulinnas, on kõige rohkem sildasid Eestis. Aga ma siiski... Sa ei teeks mulle nii seda? Ei, ma võtan riski. Ma lähen esimene. Yes! 2 punkti vihje. Ära haibi. 2 punkti vihje. Rip sild, mis ühendab oh my god, mees, mul on vett vaja. 2 punkti vihje siis Bingoodile. Rip sild, mis ühendab San Francisco linna Californias oleva Marin County'ga. No San Francisco sildadest ma tean ainult ühte ja selleks on Golden Bridge ja see jääb minu vastuseks. Okei, 1 punkti vihje Afkele. Sild... Oi. Ei, see oli lihtsalt, jah. Sild on 2,7 kilomeetrit pikk ja selle ikooniline punane värv muudab selle üheks maailma tuntumeks silaks. Aga jaa, ma olen ka sinu ekspert siin omamoodi, on ju. Tegelikult ei ole Golden Bridge, on Golden Gate Bridge, on ju, excuse me, punkt. Ja lõplik. Jar. Oi. Tegelikult see on Golden Gate Bridge. Ma arvan, et Afkel peaks selle eest punkt. Roode, mis sa arvad? No tal ongi seda edumaad vaja seega. Ei, eks ma täpselt skoori peast ei tea. Okei, 13. küsimus. Kategooria on usuarhitektuur. Nimeta see kirik. Ei. Ja nii. Ma tean ainult ühte kuulsat kirikut maailmas ja ma arvan, et see küsimus ei ole selle kohta, seega mina lähen teisena. Okei, siis Afkele 2 punkti vihje. See oli ehitamise ajal maailma kõrgim hoone ning hetkel Baltikumi kõrgem kirik. Baltikumi kõrgem kirik siis, jah. Baltikumi. Ehk siis Eesti, Läti, Leedu. Muidugi see on Eestis, ma tean seda, sest ma olen käinud seal. Ma ei tea ühtegi kirikut, ma jään vastuse võrgu. Oi. Okei, ja siis 1 punkti vihje läheb siis Bingoodile. See on oma rohelise tornikiivriga väga prominentne Tallinna taevasöölu otta. Vot juba esimese vihje lõpus mul jõudis kohale, mis kirik see on ja mina pakun, et see on Tallinnas Oleviste kirik. Õige vastus ja kus sa peaksid teadma selle nime peast nagu? Kus sa tead seda nime? Seda on näidatud... Kuule, sa oled filmivaataja, kuule. Sa ei ole Eesti filme näinud. Piinlik ei ole või? Ärme nüüd peksa siin. Seda on igasugune näiteks Kirita kloostrid ja Niguliste kirik ja... Ma ei tea. Meil üks külaline siin on pool saadet nutnud enda leti taga või mis iganes on. Leti. 14. küsimus. Kategooria. Looduse imitatsioonikunstnik. Nimeta see lind. Lindudest ma ei tea väga palju. Kas ma võin helistada enda sõbrale, kui ma vastan sellele? Ei. Okei, ma olen teisena. Okei, 2 punkti vihje siis Bingoodile. Elab peamiselt Ameerikas ja Aafrikas.
no okei, no see vihje nüüd mulle väga palju ei ütle, sest et Ameerikas ja Aafrikas elab ikka väga palju linde. Seal on ikka väga palju eksootilisi linde. Kui spetsiifiliselt te tahate liiki, et kas te tahate ka liigi ette näiteks harilik ja siis see nimi või te tahate üleüldiselt lihtsalt perekonda? Ma ei tea, paku midagi lihtsalt. Okei, no siis on kohe, kurat, kui te praegu valesti panete oma faktidega. Ma teen 2 imitatsioonilindu ja mitte kumbki neist ei Aafrikas. Oh my god. Oota, Põhja-Ameerika või Lõuna-Ameerika või mõlemad? Ma ei tea, mul ei ole nii palju skripti. Okei, no siis ma pakun papagoi. Oota, mis te pakute? Papagoi. Okei. Perekond papagoi. Nii, 1 punkti vihe siis Afkele. Ei suuda saladusi hoida. Mina kui linnuekspert pingoodiga. Papagoi. Okei, ja see papagoi kõlas siis 2 korda ja see on täiesti õige vastus. Tubli. Mida sa arvad endast? Mida sa arvad endast? Kui sa ütlesid Ameerika, ma mõtlesin Põhja-Ameerika peale. Põhja-Ameerikas papagoid ei ela minu teada. Seega järgmine kord palun saatejuht täpsustage enda küsimust. Ei, mul lihtsalt ei ole nii palju skripti. Mulle ei maksta nii palju palka. Kahjuks. Ja tegelikult ära isegi. Actually, Euroopas elavad ka papagoid. Aitäh! Tallinna loomaaias on ka tegelikult. 15. küsimus ja kategooria on Eesti suurim sarkastiline sisalik. Nimeta see isik. Mis? Esiteks, palu vabadust, mis fucking teema, teiseks ma olen esimesena. Okei. Mulle sobib. 2 punkti vihe siis Afkele. Ta ema on Aino Pervik. Vot. Pervik. Aino Pervik. Aino Pervik. Kui ei toogi tagasi, võib olla, ei lähe guugeldama kuhugi. Ei. Ei. Nii et ei tule siis mingit vastust teie suust praegu, isegi pakkuda ei soovi. Näitleja, mis asja? Küsi uuesti. Sarkastiline sisalik. Eesti suurim sarkastiline sisalik, nimetage see isik. Mina arvan, et see on Marko Reikop. Lõplik vastus. Okei, nii. Ja 1 punkti vihje siis pingoodile. Pole vajagi seda, aga noh, laske tulla. Joosep Pro 215, sisemine vaimukaru. No vot, see teine vihje nüüd pööras mu pea täiesti siit. Mida see tähendab? Võin öelda, et esimese vihjega ma olin päris kindel ja teisega ma ei ole nüüd enam kindel, aga... Nii, ja kus kõlab vastus pingood? Ma hetkel pakun Mihkel Raud. Jah, kõlas õige vastus. Tubli. 1 punkt siis Pinnile. Et ongi vastus Michael Iron. Ka tundud kui Mihkel Raud. Michael Iron. Mees tajus nii hilja. Ma panen su fucking stuudio parem. 16. küsimus. Kategooria. Liiklusmärgid. Nimeta see märk. Mina olen läbinud liiklusõpetuse ja olen mina vastan see. Okei, nii. 2 punkti vihje siis teile. Tähistab teed, millel liikuv juht omab reguleerimata ristmikul eesõigust kõrvalteed tulevale sõidukile suhtes. Mida ma küsisin? Peatee, arvan mina. Et see on õige, mida iganes sest ütlesid, ma arvan, et see on peatee lukus. Okei. Nii, 1 punkti vihje siis pingoodile. Märk on kujult kollane romb valge äärisega, mille tipud on suunatud otse üles, alla vasakule ja paremale. Jah, ma siinkohal pean Afkega nõustuma, et see tõesti. Ei, sa ei taha. On kuidagi vaja valita see mäng. Jah, ei. Vabandust, aga mäng armu ei anna ja mina pakun, et see on peatee märk. Ja kõlas mõlemalt poolt õige vastus, et jah. Ja nüüd, kuradi, nii. Ja nüüd kõlab meie saate viimane küsimus, 17. Ülekaalulised keskealised mehed. Nimetage see näitleja. Jah, mina vastan. Esimesena siis. Oota, mis asja? See läks... Okei. Ja nimetage see näitleja. Nii, Afke kiirem. Nii. Tahtis vist esimesena vastata. Mina vastan. Üks tema tuntumaid ja esimesi suuri ülesastumise filmiekraanile oli 2003. aastal. Filmis Rockikool, School of Rock. Nüüd peab olema paks näitleja. Keskmiselt ülekaaluline. Ja eestlane. Ei, aitasin praegu siin vastaspoolt, aga sa ei tea, äkki see oli valevihje, mis ma ütlesin. Oota, aga... Mind Games. Ei. No mõtle veits, School of Rock eestlane.
ma ei ole vaadanud School of Rocki. Paks näib. Kas see on mingi naine või? Amy Schumer või? Ülekaalulised, keskealised mehed. Mehed. Oli kategooria nimi. Mehed. Mida no? Ei, mina ei vasta. Nii et ei kõla vastus. Mine perse. Mina ei kirjuta. Okei, nii. Ja 1 punkti vihje siis pingoodile. Chicken Chucky! No, ütleme nii, et juba esimene vihje andis mulle vastus ära. Selleks on muidugi näitleja, kes mängis School of Rockis, Jumanjis kui ka nüüd tulevad Minecrafti filmis ja see on Jack Black. Ja kõlas õige vastus. Tubli. 1 punkt siis pingoodile ja Afke failis räigelt ühe sõnaga. Siis me saame teada. No, kohe vaatan, mis ma siia skriblasin. Ma poon ennast sellega üles. Ei. Härra saatejuht, palun aidake. Mis toimub? Meil siin... Kas teil on varem siukseid situatsioone veel siin saates juhtunud? Ei, see on casual. Meil eelmine nädal üks Peeter. Ta ei saanud, mingi veits kompleenis, et mingi palk oli vähe, aga mida... Nagu, mis asja. Nii, aga sellega ongi meie saade lõppenud. Seisuga siis 7-11 pingoodi kasuks. Palju õnne, et nagu, kuidas on tunne? Oi, tundud on imelised. Ausalt, ma alguses arvasin, et läheb halvasti, sest et esimesed küsimused ei läinud kõige paremini, aga lõpus ikkagi hakkas hästi minema. Ja ma olen väga õnnelik. Ja siis kahjuks Afke, noh, eks järgmine kord läheb siis paremini, et pea meeles tähtis ei ole ikkagi võit, et peasid proovisid ja mine võtta kapist moosi või midagi, aga noh, nojah, ja siis paar nagu mentionid ka, et meie nagu vaatajatele, et tervitused siis Peetrile Hiiumaalt, kes esitas meile 3 suurepärast küsimust, 2., 4. ja 5. Ja lisas ka kommentaari oma poolt, et ja ma tsiteerin teda, et ärge seda Afke venda saatesse laske, ta põgenes Lääne-Tallinna haiglast. See on vale informatsioon. Kuhu sa võtad seda informatsiooni? Igastahes, ärme palun, ei, mingi Peeter, ta nagu peaaegu anonüümselt vaata, ta pani ainult ees nime. Igastahes, vägagi pingeline match. Pingood saab siis Hesburgeri poolt -50% kupongi, mida ta saab kasutada ainult Veeriku Hessis Tartus. Head päeva! Mulle sobib. Mul on suvi, siis kui tahan. Kevad kui ei taha. Talv on siis, kui talve tahan, praegu kukun maha. Silmis nähed, otsin slaavi, rekas taeva, tähed maha. Varsti tuleb minu tüdruk. Jutuks on olnud rooli taga söömine. Politsei ütles ka, et rooli taga on söömine ohtlik. Ja sellepärast ma söön rooli ees. Näe, see siin on rooli esikülg.